härra Tiit Made, et teie olete nüüd ka seotud olnud selle MRP salaprotokollide tühiseks kuulutamisega Moskvas. Et nüüd meenutada neid aastate taguseid tundeid, kuidas seal siis tegelikult oli ja käis see töö? No Molotov-Ribbentropi pakti tühistamine ja nende seaduse vastaseks kuulutamine oli Eestist valitud Nõukogude Liidu rahvasaadikute kõige suurem kordaminek selle kongressi päevadel. Sellel on muidugi väga oluline osa Eesti ja meie suhtlemisel ka Venemaaga praegu. No nii nagu tänasel konverentsil on korduvalt öeldud, asi oli küllaltki improvisatsiooniline ja oli samm-sammult edasiliikumine. Aga põhiline oli see ju, et teate, Irve pargis 87. aastal oli esimene kokkusaamine rahval, et oli nõue selle kohta, et need tuleb avalikustada. Eestis avalikustati rahva jaoks need 88. aastal rahva hääle vahendusel. Aga Nõukogude Liidus oli see asi absoluutselt tundmatu ja teadmata. Rahvas ei teadnud sellest midagi. Ja Eesti rahvasaadikute poolt algatatud aktsioon kongresside paleesaalis, samuti materjalide väljajagamine rahvasaadikutele seal, see oli kahtlemata üle Nõukogude Liidu ikka kõvasti furoori tekitanud ja peale selle see äratas sama palju tähelepanu rahvusvahelises plaanis nagu Balti kett või meie laulev revolutsioon ja rahvakogunemised lauluväljakul. See, et Nõukogude Liidu juhid vastu võitlesid sellele pakti avalikustamisele ja selle hukkamõistmisele, selles oli kahtlemata nendele elu ja surma küsimus, sest neile tarkadele meestele oli väga hästi teada, mida see endaga kaasa toob, kui kongress tervikuna selle asja hukka mõistab. Jah, tõesti, nii nagu Jakov Lepke ütles, see oleks tähendanud seda, et Balti riigid lahkuvad nüüd ja kohe. No, nüüd võttis natukene aega meil kuni Putšini ja siis me läksime ikkagi ära. Me oleks niikuinii, eestlased oleks niikuinii läinud Nõukogude Liidust, kas varem või hiljem, nüüd läksime me parasjagu õigel ajal. Ja seda peab ütlema, et see oli need päevad seal Moskvas. Need olid niisugused päevad, kus eestimeelsed, Eestist valitud saadikud tegid ikka omavahel koostööd, olenemata, missugune oli nende mõttelaad, missugune oli nende parteiline kuuluvus, aga me olime seal ühe asja eest väljas. Ja praktiliselt, nii nagu Igorgi ütles väga õigesti, see on kas nüüd just ainus, aga üks vähestest valimiseelsest lubadustest, mida on saadikud oma valijatele andnud enne valimist. Ma mäletan, ma esinesin sel perioodil väga palju Soomes ja ka Soome raadios ja televisioonis. Ja kui ma rääkisin sellest, et me Moskva saadikud kavatseme esitada Molotov-Ribbentropi pakti kuulutamiseks õigustühiseks ja soovime Nõukogude Liidust lahkuda, siis vasakpoolse kallakuga Soome poliitikud ja eriti Soome valitsus ütles nii, et ärge kõigutage Gorbatšovi paati, aga veelgi olime, et te tahate lahkuda, te tahate oma majandust hakata arendama meile järele. See on umbes sama, nagu te tahaksite autoga sõita paremalt poolt mööda. Et seda toetust ei olnud rahvusvaheliselt kuigi kerge ikkagi leida. Ja see oli periood tõesti, kui maailma tippjuhid nii Saksamaalt kui ka Ameerikast, Inglismaa kohta ma niimoodi ei ütleks, Suurbritannia kohta, kui nad olid
küllaltki veendunud, et Gorbatšov seab Nõukogude Liidus sisse demokraatliku riigikorra ja kõik, mis me seal vastu töötasime ja mida me tahtsime ja kas või eraldumine sellest, siis see tundus nendele mitte kohasena. Ja oli ka jõude Skandinaavias ja Rootsis ja ma ei julge praegu öelda, kas oli Soomes, oli isegi niimoodi, et aga milleks teil on vaja Nõukogude Liidust lahkuda, te elate seal ju nagu vanajumala selja taga, teil on kõik võimalused olemas, eks ole, te olete kõige paremini arenenud liiduvabariik Nõukogude Liidus ja nüüd te tahate ühtäkki sealt lahkuda. No niisugused rumalad küsimused, millele on kaunis raske muud moodi vastata, aga miks teie tahate olla iseseisvad? Aga nüüd alguses sai see, üks samm sellest oli see isemajandava Eesti idee, mille taga teie seisite, see ime nii-öelda. Kui te nüüd vaatate Eesti riiki, kas see ime või ütleme, kas Eesti riigist on saanud? No lühidalt öeldes Eesti on täielikul isemajandamisel, nii nagu me ettepaneku tegime. See on siis ka üks niisugustest kordaminekutest, mis valimiseelsetel ja üldiselt poliitilise võitluse tipphetkedel sai genereeritud ja välja lubatud, see on ellu viidud. Eesti eneste üleviimine täielikul isemajandamisele, see ettepanek 87. aastal, see tekitas väga paljudes liiduvabariikides soovi Moskva tsentraalse majandusliku juhtimise alt pääseda. Jah, seda otsust, see oli ka tehtud meie poolt kongressil antud, et kongress otsustaks selle, et liiduvabariigid võib minna täielikul isemajandamisel. Selle otsustamise õnnestus radikaalsetel Nõukogude Liidu pooldajatel kongressi saalist välja manööverdada ja delegeerida see ülemnõukogu. See võeti seal vastu, aga hiljem öeldi meile otse selge sõnumist. Jah, see on meil olemas, aga olge mureta, see on meil siin lauasahtlis. Väga suur tänu, võib-olla ma ei küsinud kõike, mida ma peaks küsima, aga meil on vist aeg otsas. Teeme nüüd sedasi, aitäh teile. Võime pärast veel rääkida.